know what happened. You were so lucky that the recording started just now, mitte poole selle lause pealt. They were all women. I don't know what happened. They just kept screaming and screaming, and I was just hitting. I don't know what happened. I've made a huge mistake, but I don't know why. Aga siis ma editin ka nagu, ma editin selle ka niimoodi, ma panen sisse mingi plaksutamised ja nagu. I think we did do one episode like that. Me tegime mingi ühe meie laivi lihtsalt, esimene live midagi oli ja oli ka vist mingi podcasti festivalilt or something, but yeah. Something like that, yeah. Right. So do it like you're addressing an audience. No, ma teen alati nii. Okay. Yeah, you know me. Ma panen salvesta. Ma panin ka. Okay, let me get into. I have to fix this chair, it's creaking. Can you hear that? Wait, now it's not doing it. Sellest, et sa oled meeldi bitt on see, kus Jobil on mingi meesassistent. Yeah. Oh, yeah. Strange, it was doing that before. Yeah. His assistent on mingi, I think. Kahtem niimoodi mõtlen Arrested Developmentile. It's an okay show. Yeah. A solid 5 out of 7. See ei ole banki teooria. Yeah. Suure panga teooria. Suure pangu. S-paugu teooria. Okay, I think I got something. I got the first word and then everything else is yeah. Whatever. Always think ahead and improv. Plan. Yeah. Me peaks selle pre-asja Veikole saatma, by the way. For real, nagu. Patreoni või? Yeah. I mean, ma tegelikult YouTube'is, kui ma keegi ei vaata neid YouTube videost lihtsalt, aga kui ma panen YouTube'is, ma ei pane seda edited versiooni, vaid ma panen meie selle Jitsi oma. So like, they basically get the intro anyway. Okay, well, anyway, ciao Veiko. Okay. Oi, hei, ma ei näinud teid seal. Tere tulemast. Mina olen siin, see on õigus, mina olen siin. Te olete mind oodanud ja ma vastasin teie palvetele. Minuga kaasas on Mart, mina olen Max by the way, ja mu kaasas on Mart ja teie olete siin. Tere! Wow, ja kuidas me tunneme ennast ära? Issand jumal. Margo, hei, Artur on seal. Teid on nii palju. Ja te armastate meid nii väga. Issand jumal, see on uskumatu. Me oleme siin, te olete siin, me oleme kõik koos lõpuks. Täitsa crazy. Nagu, issand jumal, Mart, kas tahad lihtsalt nagu öelda nendele inimestele midagi, kes meie ees on? Ja, loomulikult. Tere tulemast Ebaõnne tänavale Maie number 13. Meie elutoas oled ja nii tore on näha teid lõpuks peale seda koroona türanniat, mis on maailma vallutanud. Teie olete need ainsad ellujääjad, ainult tõelised sõdurid selles lahingus ja me austame teid. Samamoodi nagu teie austate meid. Ja loomulikult täname Aparaadiot ja podcast.ee lehekülge, et te kutsusite meid põhimõtteliselt ainsad ja kõige nagu unikaalsemad huumoripodcasti Eestis, et te valisite välja meie. Mitte ei läinud seda vana teed, kus te võtate nagu igavad vanad mehed. Vanad mehed, kes lihtsalt räägivad tühja, mitte nagu meie. Me oleme noored, me oleme hipid, veits sipa nooremad. Üks meist on veel 20-ndates. Kõik oleme valged ja heterod. Ja väga heterod. Nii et selles mõttes nagu safe. Ja, et te olete teinud väga õige ja väga oodatud valiku. Ja me täname teid, sest ilma teie poliitiliste vaadeteta meid ei oleks siin.
ja ma arvan, see on see, mis on tegelikult kõige tähtsam. Sorry, Max, kas ma panen siia nagu, kas ma panen plaksutamise või ma panen, et naersid selle peale? Lihtsalt montaaži. Ja nii see ebaõnne algab. Nii see läheb. Ja nii, aga räägime siis täna nii. Meil on palju plaanis, meil on suur kava, hästi suur kava, see on siin samas lava peal, see on suur kava, see on suur plaan. Ja seal on... Kas ma istun siia toolile, mis on pandud minu jaoks valmis laval, jah? Jah. Ja nüüd ma astun. Sa istu, ma seisan, okei? Okei. Ja kava algab siis festival nüüd. Jah, me oleme... Algus. Suur ja kuulete kahureid lasevad taustal laske, Issand jumal. Et podcasti festival on alanud ja me oleme tõesti saanud Eesti mereväe. Terve merevägi on tulnud. Ja milline selline nagu lihtsalt, siuke nagu kaastundlik ja selline lihtsalt hea valik tulistada kahureid aprillis 2022 Euroopas. Ja, sest see tunne, esiteks muidugi kahju on see, et meie merevägi on nii taandarenenud, et me oleme taas kasutusele võtnud vanad kahurid ja see on natuke kurb olnud. See ei tundu nagu kõik targem valik, aga samas tõesti, nagu sa ütlesid, seda kaastunnet on kuulda nendes plahvatustes. Iga plahvatus paneb minu südame lõkkama ja ma loodan ka teie, kallid vaatajad, teie südamed. Aga lähme siis edasi meie kavaga, Mart. Ja mis meil plaanis on? Mis meil on plaanis? Meil on palju plaanis. Meil on mitu lava, on ju. See ei ole ainuke lava, kus me oleme. See on üks lava, see on lihtsalt meie lava. Publik armastab seda, et on mitu lava. They fucking love that. Ja me oleme teiega, Wow. Oleme samas ruumis teiega koos. Ja algab siis saade, tähendab algab siis festival ettevõtluse juhtimislavaga ja see on tore, see on vapust, see on hea, sest et see, kuidas see programm on üles ehitatud, on ju, siis aparaadi poolt on, et iga lava on nagu eraldi pilet põhimõtteliselt. Ja sellepärast sa alustad, on ju, investeerimis nagu podcastidega. Kuulata, kuidas investeerida, et sa saaksid siis raha järgmiste lavade jaoks, on ju. Ja tähtis on lihtsalt see, ja me peame seda toonitama ja Aparaat festival ütles ka meile seda, et kui me juhatame kõiki neid saateid sisse, kõiki neid hästi häid saateid, mis siin festivalil on vaidud, häid populaarseid ilusaid. Siis selle ettevõtlus omaga me peame spetsiifiliselt ütlema, et nad on väga iseseisvad. Nii et see EBS ettevõtlus ja juhtimislava on väga nagu iseseisev, independent ja mitte biased on siis see EBS-i lava. Et nemad on nagu selline väga iseseisev see EBS-i oma ja nad ei enamus, nagu ma saan aru, nad räägivad majandusest ja äritegemisest, aga nad on mitte ainult siis EBS-i vaatepunkt tuleb sealt EBS-i lavalt, vaid tuleb ka nagu sellist vastukäivat informatsiooni EBS-i lavalt. Ja, et võib nagu jätta mulje on ju, et EBS on ju Estonian Bank stuff, mõtleb ainult rahast, aga ei, neil on palju muid vaateid ka ja sellest me kindlasti ka kuuleme siis. Ja, mul on isegi insider allikad, et enamus nendest podcastidest on EBS-i vastu. Jõuliselt vastu ja EBS on väga julge tegelikult, nad panevad lavale sellised nagu counterculture podcastid, nagu näiteks #maailmanaba ja börsijutud. Ja Grit startup turundus minu arust on võtnud seisukoha, et finantsturud tuleks lihtsalt eemaldada. Ja, nad on suured kommunismi. Ja, kommunistid lihtsalt. Ja võib-olla järgmine aasta tõesti tulebki EBS-i kommunismi ettevõtlus ja juhtimislava ja see on ka täiesti võimalik, sest nad on lihtsalt nii lahtised ja nagu, hei, nad lihtsalt tahavad rääkida mõtetest, mees. Ja, nad lihtsalt küsivad küsimusi, nagu Joe Rogan küsib küsimusi lihtsalt, on ju. Mingil määral minu jaoks börsijutud on nagu Eesti Joe Rogan experience. Mingil määral. Ja, ta on väga pikalt kestab ja selline mees räägib
mees räägib ja küsib ja siis ütleb, et ma küsisin lihtsalt küsimusi ja siis ta naerab. Veidikene on see, et nagu ma ei saa aru, miks meie ei ole selles või nagu okei, ma saan sellest aru, et miks meid ei pandud sinna kavasse, me ei ole otseselt ettevõtlus. Nagu oleks tore olnud lihtsalt, oleks tore olnud saada öelda ei sellele kutsele, see on mu point. Ja, ei muidugi, ja selles mõttes me anname finantsnõud, me ei ole selles mõttes akrediteeritud finantsnõu podcast, aga me anname seda, ja. Me oleme rääkinud krüptost, me oleme rääkinud kasiinodest, me oleme rääkinud investeerimisest, real estate'ist, kas on see eesti keeles, on ju? Real estate. Ja kõige nagu reaalsem estaat. Aga nagu sul on mingi maailma naba, eks ju, Eesti välissuhete nõukoja podcast, mis on ülipopulaarne, kui sa kõnnid, ma saan sellest aru, sa kõnnid vanalinnas ringi, vaatad, mis T-särki inimesed kannavad, enamus inimestel on Eesti välissuhete nõukoja T-särk. Sa näed, on ju, inimesed lähevad oma suvepuhkusel reisile, nad lähevad kõigepealt reisiplaneerija juurde, ei, nad lähevad maailmanaba, nad lähevad välissuhete nõukotta, on ju, et küsida, no kuulge, kuidas seal Rootsis siis nagu ikkagi nad on välismaalased, on ju, kuigi meie läheme sinna Rootsi, nemad on välismaalased ja kuidas me saame siis nendega suhelda? Kui sa lähed lasteaed ja küsid sealt 5-aastastelt, 4-aastastelt, mida nad mängivad, mida nad vaatavad, mis on need YouTuberid, siis tuleb PewDiePie, tuleb Pokimane ja loomulikult alati seal kaasas on Eesti välissuhete nõukoda. Ja, issand, kui palju neil subscriberid on, see on täiesti crazy. Need emojid, nende Twitch streamid on insane. Nad on suuremad kui meie. Mis on okei, Mart? See on okei. Ma lihtsalt point on see, et nagu minu arust võiks olla ruumi meie jaoks. Miks mitte teha 5 podcast? Panna sinna 5, nagu meie. 15 minutit meile. Kas publik, kas te ka olete nõus, et me oleks võinud olla seal? Wow, ja nad lihtsalt huilgavad. Ma olen päris kindel, et vähemalt 3 inimest minestas just. Eestlastega on see, et kui nad on alguses aeglased, aga siis kui nad käima lähevad, siis oi alt. See otses mõttes nad ei saa peatuma. Kas kui liiguks edasi järgmise väga iseseisva... Taaskord iseseisev ja Mart, kas sa tahad meile rääkida, sa olid nagu, ma tean, et sa olid nagu veits seotud selle organiseerimisega, selle lava organiseerimisega spetsiifiliselt, see tuli kuskilt, on ju? Ja, see on seda, et kõigepealt maailm põleb, kliima soojeneb. Kliima on siin, ta on ikka siin ja ta on siin, et jääda. Ta on siin, et jääda ja ta ei lähe ära. Ja Antarktikas lumekarud sulavad juba ja on neil raske saada vett. Pingviinid söövad üksteist ja on vaja rohepööret. Jah. On vaja, et kliima muutuks, on vaja, et me kõik hakkaks õppima ja loomulikult kelle juurde sa pöördud sellega, kes on nagu see ekspert selles vallas, kes teab kliimateadusest kõige rohkem, on loomulikult pank ja loomulikult on SEB pank. SEB pank, jah. Nii et SEB rohepöörde lava, mis tundub nagu oksümoron. Peaaegu need 2 asja peaks nagu canceldama üksteist ära, sest et nagu ma ei usu, et pangad nagu väga tahavad status quo nagu likvideerimist ja asendada seda rohepöördega või ükstapuha millise pöördega. Aga võib-olla see ongi selline naljakas mäng, et sul on nagu sul on 1 ja siis sul on -1. Ja vastus on 0. Ja lõpuks, kui kõik läbi on, me ei jõudu mitte kuskile. Nii et SEB siis toob meile iseseisva SEB rohepöörde lavalt tuleb meile iseseisev programm. Esiteks siis loomulikult tuleb Nestor ja Koppel, mis on jälle selline asi, kui sa lasteaeda lähed ja küsid, mida nad vaatavad, mida nad mängivad, siis öeldakse Minecraft, öeldakse PewDiePie, öeldakse Eesti välissuhete nõukoda. Ja Nestor ja Koppel. Ja Nestor ja Koppel, taskuhääling ja loomulikult. Ja siis on meil rohepöörane. See on nüüd siis, see on nagu sinu sünnitis? Ja, see on minu väike lapsukene põhimõtteliselt, okei, ütleme võõras lapsuke, on ju. Ja see tegelikult tekkis sellisest ideest, et nagu, kuidas ma nüüd sõnastan seda niimoodi, et olla nagu... See oli nagu, sa olid liikluses autoga. Nagu, kuidas seda sõnastada niimoodi, et
et ma ei teeks kellelegi liiga ja ja kes me oleme siiski festivalil ja me representeerime Aparaadiot, on ju. Ja ma mõtlen, ma tahtsin nagu kuidas see mõte tuli, et rohepöörane, sest see on nagu sõnamäng, Mart, vaata, nagu publikast te saate aru, et see on nagu sõnamäng, vaata, et nagu rohepööre, rohepöörane, nagu, et sa keerad selle nagu teistpidi, on ju, ja paned nagu veits twisti peale, on ju. Ma kuulen mõnda puu, mõned ütlevad puu. Issand, Mart, sa oled täitsa totter. Ise täitsa selle võimu. Ja siis nagu see tuli sellest, miks see pöörane on see rohepööre, sest nagu kõik need kliimaaktivistid on ju ja inimesed nad on lihtsalt peast sägi. Ja see on midagi, mis SEB on ka öelnud. Jaa. Et see sobis nagu nende programmi. See sobis nagu, kuulge, hei, nagu let's lean into this nagu. Et nagu te olete juba täiesti fucking hullud. Et me kasutame seda. Kuuldavasti kõigepealt SEB rohepöörde lavalt, kõigepealt tulevad Nestor ja Koppel lavale ja nad tulevad nagu lavale, neil on siuke hip-hop beat taustal ja nende kogu kind of point on see, et nagu edaspidi, nüüd tulevad mingid, we're going crazy. Edasi tulevad peast segi inimesed, nagu ärge võtke seda tõsiselt. Nagu see, mis seal laval juhtumas, nagu siiamaani see on ainult podcast olnud, ja nad on seal juba päris hullud nagu. Sa paned selle rohepöörde podcasti kõrva, sa lähed, on ju, sõidad hommikul tööle ja see, mis sealt tuleb, on lihtsalt pöörane. Mis nad räägivad. Ja nad mängivad laval beerpongi, nad määrivad ennast üle näiteks mingi värvi kokku, siis nad hüppavad vastu siukest valget kangast ja maalivad. Nad lihtsalt crazy shit. Crazy. Seal on, nad tulistavad kahureid, lihtsalt keset lava, nagu tulistavad 11 kahuritest välja, on ju. Meil on T-särgi kahurid ka. Ja need T-särgi kahurid, neil on lõvi, ma kuulsin. Neil lihtsalt on lõvi, nagu tegelikult on seal. Ja kõige lõpuks on siis 15 minutit on, siis räägitakse natukene sellest, et kliima on tegelikult. Ja öeldakse, et nagu võib-olla kasutage recycling nagu pakendeid või midagi. Ja see roheline tegelikult on mõeldudki siis, see ei ole seotud otseselt kliimaga, see on seotud sellega, et SEB Pank on rohelist. Ja SEB Panki logo on täpselt. Nad kasutavad nagu rohelist sellist. Ja see on ka, miks see saate nimi on rohepöörane. Ja. Ilma SEB osaluseta saaks lihtsalt pöörane. Ja. Või lihtsalt pööre. Või lihtsalt pööre. Ja järgmisel loomulikult tuleb siis järgmine siukene kliimatõsine podcast ka, siis seal laval meil on Codecast ja see on siis kirjeldus, ütleb, et tutvuge Eesti haridussüsteemi uusima innovatsiooniga, seda juhivad Jõhvi õpilased ja räägivad Jõhvi ideedest ja inimestest selle ettevõtmise. Ja loomulikult, sa mõtled, kelle me saaksime kutsuda SEB rohepöörde lavale, eks ju, kui mitte inimesed, kes räägivad Jõhvi asjast. Jaa, kodeerijad Jõhvist. Väga noored kodeerijad. Väga noored, ja just värskelt alustanud kodeerijad Jõhvist. See on suur market, see on suur turg, see on suur nagu siuke bassein, millest võtta inimesi. Ja see on lihtsalt järjekordne, väga hea, loogiline valik ja ma üritan leida nagu mingid nurka, et nagu võib-olla kas kodeerimine on nagu seotud nagu rohepöördega, me ei ole, kas Jõhvi on seotud, ei ole, väiksed augud siin seal. Issand, Aparaadio on ikka, kas me saaks nagu, et Aparaadio, issand, kui hea töö on teinud Aparaadio, nagu, Aparaadio. Ja lihtsalt suur aplaus sellele festivali organiseerijale. Ja viimane, ma saan aru, on siis Tartu Hääl, mis on selline väga innovatiivne ja siuke peaaegu nagu avantgaard. Ja väga iseseisev. Väga iseseisev taaskord ja see on siis põhimõtteliselt, see kogu podcast kestab 24/7, ta on kogu aeg peal, ta on üks neid, nagu ta on stream põhimõtteliselt, ainult audio ja see podcast on kogu aeg üleval ja see ongi lihtsalt otseses mõttes Tartu Hääl. See on lihtsalt, seal on keset Tartu linna, on pandud üks mikker. Ja siis igaüks võib rääkida. Linn räägib, on ju, autod sõidavad, see on rääkimine, on ju, tasku, õõtsub tuules veits, uksed avanevad. Vahel tuleb paar natsi, kõnnivad läbi, ütlevad midagi halba mustanaliste kohta. Ja hei, see on lihtsalt Tartu. Hei, see on Tartu Hääl, on ju. Need ei ole inimesed, see on Tartu, on ju. Me kõik oleme Tartu mingil määral. Kui sa oled Tartu, siis sa oled Tartu. Ja see siis ja nüüd me siis Aparaadio tõi selle siis siia festivalile lavale.
3 tundi te saate kuulata lihtsalt Tartut. Jah, Tartu linna hääl ja see on väga populaarne niisugune asi, mis on toimunud, on see, et inimesed vaatavad nagu Kõnni minuga koos ja on mingi, linn, kus see video kõnnib ja see on sarnane asi lihtsalt sellele, et ei ole visuaali, vaid on lihtsalt niisugune see mikker ei ole ka super hea, ütleme selle kohe ära, see mikker ei ole väga hea, ta ei võta nagu selgelt. See on selle iPhone'i kõrvaklappide see on põhimõtteliselt nagu ripub niimoodi seal kuskil. Jah, kui väga täpselt öelda, siis see on põhimõtteliselt webcam, mille külge on ühendatud Apple'i kõrvaklapid. Ja see on kind of see, mis see on. Ja see webcam nagu ei filmi. Webcam ei tööta, aga audio töötab. Audio töötab, jah. Aga jah, see tuleb meile otse aparaadi tehasest, siis tuleb Aparaadio festivalile ja niisugune, jälle me eeldan, et see on niisugune unbiased, niisugune väga iseseisev vaade maailmasse. Ja kindlasti. Ja nagu kõik, nagu ka meie, et meie oleme ka, me oleme küll kirjutanud lepingu Aparaadioga, aga me siiski säilitame oma žurnalistliku integriteedi, Jah, mina vaatan seda 4 podcasti, kes siin on, eks ju, Nestor Koppel. Ja mul lihtsalt tekib, aga mul lihtsalt tekib tunne, et nagu me oleme ka suht rohepööralised. Ja me oleme kõik pöörsed, ja. Et ma ei näe nagu, miks me ei võiks olla siin selle laval. No eks meil on oma koht on ju ka, et kus me saame olla. Ja muideks, ma olen SEB-le päris palju raha võlgu. Nii et ma niikuinii nende radaril, et oleks tore, kui keegi paneks selle nagu kokku, et nagu, hei, meil on üks tüüp, kes on meile sitaks raha võlgu, tal on podcast, meil on podcasti lava, ühendame need 2 asja. Need 2 ideed, jah. See seos on umbes sama hea kui rohepööre ja Tartu hääl, rohepöörde lava ja Tartu hääl, nii et umbes samal sellisel tasemel. Ma pean kihla, by the way, et kuskil oli marketingi inimene, kes reaalselt mõtles, et hei, SEB nagu see color kood on roheline, me kasutame hästi palju rohelist enda pangas. That's it, rohepööre. That's it, that's all it is. Aga liigume edasi järgmise lava juurde võib-olla. Palun, tulge, lähme kõik. Okei, me tegelikult päriselt ei liigu, te peate piletid. Ja istuge tagasi maha. Ja palun, Tarmo. Okei. Tarmoga on probleeme. Ta on alati siuke väike krutskit, marakratt. Me lähme maailmalava podcastile. Ja see on nüüd siuke koht, kus võib-olla sa mõtleksid, esimene mõte on kindlasti see, et sa mõtled, mis siis tähendab? Jah. Kas tähendab seda, et sul on välismaalased, kes tulevad tead podcasti? Kas see on nagu see mõte? Kas on nagu maailma muusika, nagu world music on ju? Ja see igalt poolt on ju laialt. Hästi nagu diverse inimesed, erinevad vaatepunktid, väga selline inimesed, kes võib-olla elavad kuskil mujal, väliseestlaste podcast, midagi sellist näiteks. Ja väliseestlaste või inimesed, kes on immigreerinud Eestisse, kes on tulnud kaugelt laiast ilmast ja annavad nagu oma perspektiivi sellest, milline Eesti elu on. Aga vastus on ei. Ei, see on vale. Miks sa üldse arvasid seda? See on täiesti absurdne. Te olete rumalad, me oleme Eestis, sellist asja ei juhtu. See on rohkem nagu sõna-sõnalt, ehk siis esimene podcast meil on Lähme tülli ja Tüll on siis teatriteaduste üliõpilaste loož, mis on Tartu Ülikooli niisugune teatriteooria kursus ja võetigi nagu sõna-sõnalt nagu maailma lava, Tartu on maailmas, lava, teater, võtame need tüübid. Ja see oligi niisugune, sorry nagu Tüllile, aga see oli suht niisugune kind of probleem on see, et Aparaadio ei kirjutanud nagu välja, mida nad tahavad selle maailma lavaga teha. Ja siis jäi neil nagu viimase hetke peale. Ja see on ka võib-olla põhjus, miks nad meid ei kutsunud, sest neil lihtsalt ei olnud aega. Ja miks meil maailma lavale ei kutsutud, täpselt. Ja, et meie saime aru, vaata. Meie saime aru, mis see tähendab. Me mõtlesime, et see võib-olla see lava ei ole meie, sest me oleme siit, võib-olla kutsume, ma ei tea, Joe Rogani näiteks või kellegi. Ja me oleme lihtsalt liiga kitsad. Nagu Tartu Ülikooli teatriteaduste üliõpilaste loož, see on lai, suur avatud siukene maailm. See on inimesed, kes jõuavad, nagu, kelle jutt jõuab igale poole. Ja, nad räägivad kõigest. Nad räägivad kõigest, jah.
sest mingil määral, kui sa teatris on ju, sa esined, siis sa mingil määral ju nagu mängidki kõike ja kõiki. Väga õige. Ja, Ja meie oleme ilmselgelt, me oleme lihtsalt me oleme siuke tüüpiline Eesti huumor, vaata. ja, Me ei ole ja, midagi unikaalset, midagi ja, sellist, mida mitte keegi ei tee. midagi ja me oleme lihtsalt kaks kutti lihtsalt nagu räägivad. Kaks tavalist Eesti meest. Ja. Lihtsalt istuvad arvuti taga ja lobisevad. Ja rääkides kahest täiesti tavalisest Eesti mehest, siis meil on üks podcast veel. Kas tahad rääkida sellest, Max? Ja see on siis suur kõige armastatud võhkarid, Märt Koik, Andreas Jääger. Ja nemad on nüüd, nende teemad on nagu väga kitsad. Nagu nende podcast on tõesti siuke maailmalava podcast nagu. Nad räägi nagu nende tutvustus siis on nagu, et on ju räägime päevakajalistel teemadel, mis meile korda lähevad, et neile siis on ju Märdile ja Andreasele ja need asjad, mis neile korda lähevad, on nii nišš. Nad on nii nagu eriskummalised ja spetsiifilised, et no nad räägivad näiteks, et sellest nagu Rimis on hinnad kallimaks läinud ja siuksed asjad on nagu, mida sa ootad maailmalava festivali. See on nagu selline, mina ei saaks teha, mida Märt teeb. Märt on käinud meie podcastis külalisena. Sest ta oli nii nagu lihtsalt ees terve aja meest. Ma ei suutnud nagu sammu pidada. Ma ei saanud aru, mis toimub. Ja ma olin enamus aja pisarates. Sest ma nägin seda, kuidas nagu, ma vaatasin Märt Koiku ja mõtlesin, see on maailma mees. See mees on maailmast ja meie oleme kõigest Eestist. Nii et selles mõttes väga hea, et nad võtsid väga see nii spetsiifilise maailma teemadel nagu rääkiva podcasti ja see sobib sinna lavale väga hästi. Kindlasti mitte meelelahutuslavale. Ei. See on ikkagi eelkõige maailma. Ja eelkõige nad räägivad maailmast, mitte ei ürita siin mingit show'd teha. Kui sa kutsud meie mehe bändi mingile muusikafestilele, sa paned World Music alla. Täpselt. Seljakotid selga, on ju, apelsin. Ringjoon on meil ka veel üks maailmalava podcast. Ka maailmalaval, ja. Ja seal on, siin on natukene siukene asi, mis ma tunnen lihtsalt seda, et me oleme nagu, me kind of teeme seda, mis nemad teevad. Ehk siis nemad tutvustavad erinevaid riike, nende vahelisi suhteid ja arutavad probleemide üle, mis parasjagu maailma areenil elevust tekitavad. Ja mulle tekib tunne, ma ei tea, kas maailmalava on õige koht. Ma vaatan seda, kes siin on. Ja ma ei tea, me tunneme, et arvestades, meil on Võhkarid ja Tartu Ülikooli teatrikursus. Ei tea, kas see siukene podcast, mis räägib riikidest ja maailmast. Maailmapoliitikast ja ei tea, sest arvestades järgmine podcast on Värske Rõhu podcast, siis ma arvan, et Ringjoon ei sobi siia. Ringjoon on see nagu see odd man out on ju selles grupis. Võib-olla see oligi Aparaadios ikka väike siuke nali, et nagu leia üks, kes ei sobi, Ja, see võib olla. Võimalik on näiteks, et järgmine aasta me teeks ikkagi, kui me saame rääkida härra Aparaadioga, siis teha ikkagi nii, et Ringjoont järgmine aasta ei tule ja näiteks sinna kõrvale, nende asemel tuleb Tussisööjad. Või mis siin toimub, Andres Sevakini podcast. Et oleks nagu võimalikult selline laiaulatuslik ja varieerunud. Maailmast rääkimine. Mitte otseselt maailmast, nagu Ringjoont teeb. Ei, see ei ole. Ja siis on Värske Rõhk, eks ju? See on Värske Rõhk ja see on ka podcast. Jep. Nüüd on siis järgmine kategooria. Sellega ma tundsin nagu väga, et kui ma nägin seda, et meid ei ole seal, see oli šokk mulle. Aga jah. Nagu võiks, miks mitte? Me oleme nagu ainukene kind of selline võib-olla meelelahutus podcast, mis ei ole siuke tüüpiline jorssimine. Nagu võib-olla oleks cool, nagu kui sa oled festival, et sa võtad nagu, hei, vaata need noored tüübid, kes teavad midagi väga teistsugust Eesti meelelahutusmaastikul, mida mitte keegi teine ei tee. Et nagu oleks cool nagu panna meid sinna. Ja, eks kindlasti oleks olnud küll jah, aga selles mõttes
kas ma ei tea. Ma mõtlen, kas me ikka tegelikult, kas Eesti riik on ikka valmis selleks, et meid näha? See, et peaks jääma nagu kuulmise peale. Jah. Ja see on lihtsalt veits kurb. Nagu see on lihtsalt veits kurb. Sest et ma vaatan seda line-up'i ja ma lihtsalt vaatan nagu, mis see on? Või nagu, okei, mitte mis see on, vaid rohkem nagu, kus me oleme. Ja tihti mõtled niimoodi sellest asjadest üldse. Jaa, sest et lihtsalt see on lihtsalt veits masendav lihtsalt nagu. Jah, sest me oleme, ma ei usu, et Mihkel Raud on käinud Külmavärinate podcastis külas. Jah. See oleks tore, kui nad paneksid sinna juurde, et see on podcast kollidest, tontidest ja veristest tegudest ja Mihkel Raud on siin. Kollidest, tontidest, veristest tegudest ja Mihkel Rauast. Aga räägime sellest meelelahutuslavast natukene. Podcast.ee meelelahutuslava, see on siis nende sükene insider nagu insider trading on ju. Ja väga sarnane sellele. Jah. Kõigepealt meil on siis keskpäevatund ja see on sükene minu jaoks väga-väga, kui ma mõtlen meelelahutus, kui ma mõtlen midagi naljakat, midagi, mis nagu võtaks mult ükskõik tüüpilisest hubbub, mis toimub nagu minu argipäevas ja poliitika ja sõda ja kõik sellised asjad, siis ma tahan keskpäevatundi, sest keskpäevatund on laupäeva keskpäeval eetris olev terav ja tempokas ühiskondlik poliitiline jutussaade AI, mis siis eesmärk on läbi maailmavaadet analüüsida nädala jooksul toimunud ja ma juba naeran ja mul on juba meel lahutatud toimunud sisepoliitilisi, ühiskondlikke majanduskultuuri sündmusi arutada siis. Kõik need keerulised mõtted, mis sul on ju poliitikast, ühiskondlikest muredest, majandusest, on ju, mis iganes, on ju, kultuuri asjadest, nagu need on läinud. Ja sul on see puhas meelelahutus, on ju. Lihtsalt naljad, on ju, anekdoodid, on ju, vahvad külalised, natuke mussi, on ju. Või sorry, sa mõtled, sa räägid mingist muust podcast'ist, sest keskpäevatund ei ole see. Keskpäevatund on see, et sul on esmaspäevast reedeni olnud poliitika ja sündmused ja sa pead mõtlema need peale. Ja siis laupäeval, mis on nagu osa sellest on see, et sa laupäeval saad veel seda sama asja. Oota, aga nad on ju meelelahutus laval. Oh yeah, wow, that's really fucked up. Okay. Somebody really made a mistake. Okay. Väga huvitav, kui sulle, sorry publik, me korraks räägime oma vahel. See on natuke imelik, sest... See on natuke imelik. Sest et võib-olla nemad peaksid olema maailmalaval ja äkki võhkarid peaksid olema hoopis siinpool. Kas see tundub loogiline? Kas Aparaadio lihtsalt keeras asjad perse? Mulle tundub, et võib-olla nende probleem on lihtsalt see, et kes iganes nagu valib. Ei tea tegelikult, mis saated need on. Ta paneb neid kokku sellepärast, et nagu neil on mingid nimed või midagi sellist. Võib-olla ta vaatab ainult nimede järgi, et maailma laval on võhkarid ja need võhkarid on sõna, millest ta ei saa aru. Ta ootab keskpäevatundi ja mõtleb, see on nagu noon is lunch. Lõuna, mis tähendab, et see on meelelahutus. Mulle meeldib toit. Rohepööre, kodeerimine on ju. Jõhvi kodeerimine. Ja järgmine meelelahutus podcast on siis minu lemmi. Alati, kui ma tahan meelt lahutada, ma panen käima Elmari raadio. Ja see on alati siuke koht, kus ma saan lihtsalt palju naerda. Väga palju naerda. Ja on siis Elmari raadio mitte ainult muusikast. Fookuses on stuudiokülalise tööd ja hetkeseis. Mitte see, mis nad on teinud enne või pärast. Kohe praegu, jah. Laivis. Ma teen laivis praegu ja nad räägivad. Näita, mis teed. Inspiratsiooni leiukohad, muusikaeelistused ja tulevikumõtted. Ja see on siukene, kui sa kuulad mitte ainult muusikast ja sa kuulad, kuidas Birgit Õigemeel räägib oma tuleviku mõtetest ja muusikaelistustest, sa ei saa mitte midagi muud teha, kui ainult lõkata ja naera. Ja see on mina, kui ma kuulan seda.
Vau. ja niimoodi, ja tunde. Tunde, jah. See saade on pikk, on ju, see kestab nagu, kestabki tunde. Neil on kirjas miinimum 3 tundi. Jah. Ma ütlen, et külalised kutsuvad, siis need külalised peavad nagu kirjutama lepingule alla, et nagu sa pead tegema vähemalt 3 tundi meiega lihtsalt hardcore fun entertainment'it. Võta telk kaasa, võta madrats kaasa, et nagu me oleme siin tükk aega. Jah, paned ukse lukku. Seal on see üks mikker keset tuba. Siis onu Elmar siis seisab seal ja. Jah. Jah, ja see on siis, ja see siis on siin laval meil teile, kes läheb vaatama mitte ainult muusikast? Okei. Vau, ja ma ei teadnud, et Eestis ritsikad nii nagu. Sa ei teadnud, et meil ritsikaid on, jah? Ja ma ei teadnud, ilmselt suur publiku osa on ritsikatud. Nojah, eks läksid, eks see on, asi on nagu vaibumas, on ju, juba mõtlevad, vaatavad kava ja mõtlevad, kuhu minna, on ju, selles mõttes, et nagu, No, lihtsalt Max on fucking idioot, nagu, mis nagu miks meid ei ole siin? Miks on keskpäevatund? Mis asja? No me oleme siin, me räägime. See on kõik võlt. Okei, lõika see pärast välja, on ju, see pool, see koht, aga nagu, come on, Mart, see on see, kuidas me saame sinna. Aga me oleme terve aja maha teinud seda tervet festivali. Nad vihkavad ilmselt meid nüüdseks. Ei, see ei ole, see on nagu naljaga, see on nagu me projekteerime, et nagu me oleme nagu ma tahtsin ka sinna minna, okei? Sa tead. No jah, muidugi, me oleme mõlemad meeleheitel, me mõlemad hullult tahame Aparaadi festivalil olla. See on kõige lähedam asi, kus ma saan sinna. Ma lihtsalt teesklen, et ma olen seal. Et nagu, come on, lihtsalt meil on vähemalt 13 minutit veel vaja teha. Et teeme veel lihtsalt, räägime sellest täitsa pekkist, räägime küll värinud, teeme paar nalja ja siis lihtsalt, Küll värinud jälle üks asi, kus ma mõtlen, miks ma tahan, et oleks podcast veristest tegudest, nagu nad ise ütlevad, miks see on meelelahutuslaval? See ei ole loogiline. See on nii fucking loll, ma tean. Need kategooriad on nii laia, nagu laiaks venitatud, et nad lihtsalt ei olnud mõttetu. Lihtsalt pane lihtsalt nad suvaliselt. Meie festivali kava on kõik need podcastid, ilma igasuguse kategooriata. Miks üldse 4 lava on? Nagu... 5 lava, 1 lava on veel saladuses ju. Äkki see on meie. See võib olla tegelikult. Nad ei ole öelnud. Võib-olla me ise ei tea. Jaa, saladus on nagu... Kuule. Okei, aga kui see ei ole meie, mõtleme välja, mis olla võiks. Aparaadio nagu maailmas. Mis see kategooria oleks? Meil on meelelahutuslava, rohepöördelava, on ju maailmalava, ja see on salalava. Ja mis see salalava oleks? Näiteks võib-olla muusikast? Ja, võib-olla selline nagu jutusaade. Võib-olla tead mis tegelikult. Võib-olla salalaval on mingi podcast, kus 2 valget meest räägivad. See tundub hea. Jaa. See oleks ju siuke nagu, see oleks siuke asi, mis oled, kui sa oled nagu sa terve on ju päeva kuulanud kõiki neid on ju, mitte ainult muusikast ja võhkareid ja jõhvi kodeerijaid on ju. Ja sa mõtled nagu, okei, nagu veits on nagu igavaks jäänud ja veits nagu pole nagu väsinud. Ja siis sul käib suur plahvatus on ju ja tuleb see salalava avaneb. Ja sa näed ühte show'd, mis on põhimõtteliselt täpselt sama asi. Ja see on siis nagu, wow. Ja aga lava nimi on saladus. Ei, spordilava. Spordilava. Nii et paneme selle kokku. Meil on spordilava, meil on podcastid. Esimene podcast minu hääletus olukorrast riigis. Alustame suurelt. Kohe on olukorrast riigis, sa tuled spordilava vaatama ja mis on, kas debateerimine ei ole sport? On ju, mingis mõttes. Kui me mõtleme Aparaadio maailmas, siis kindlasti sobib. Jaa.
Indrek Lepikul on palju ilmselt Kossu fänne ja ta mängis kunagi jalgpalli. Ja mängis jalkat kunagi on ju, eks sealt see on alles jäänud kõik need inimesed, kes mäletavad. Miks mitte? Nii et see on esimene. Meil on vaja 3 veel, mis sa rääkisid siin spordilavale? No kõigepealt on debateerimine on ju siis võib-olla räägime spordi nagu sellisest pimedamast poolest, et Eesti Roimat tuleb ja räägib siis kõikidest nendest mõrvadest, mis on Eesti spordimaastikul toime pandud näiteks, kõik need kuriteod ja skandaalid ja on ju. See on midagi, mida spordiuurimine tahab, on ju seal väike Jaanus on oma pojaga seal, on ju, neil on Kossu püksid on jalas, on ju, Kossu pall on käes ja siis hakkab siuke sünge muusika mängima ja siis ütleb 98. Kalle oli tavaline mees kuni ühe päevani, kus ta läks Rimmi ja kõik lõppes veresaunaga. Tuleb see jalgpall, mis seal oli enne, tuleb nuga ja lööb jalgpalli nagu sisse. Ja ta läheb selle lapse juurde ja lihtsalt võtab palli käest ja lõikab selle lahti. Mis tuleb? Eesti Roimad. Andres Anvel. Neil on niisugune mõnus intro. See on hea mõte. Mina pakus 3. Aparaadio spordilava podcastiks minu jaoks. Sporti peab kuskil mängima. Sa ei saa seda lihtsalt niisama nagu mingi tänaval teha. Ilmselt saad, kui sa elad Brasiilias, aga nagu üleüldiselt sa pead leidma mingisuguse staadioni. Ja mis on staadion? Tegelikult see on kinnisvara jutud. Siim Semiskari algis Liblik tulevad ja räägivad natukene siis spordi kinnisvara poolest ja see on nagu niisugune sul on kari inimesi, kellel on Del Piero ja Ronaldo ja Rivaldo särgid seljas publikus ja siis sul on 2 ülikondades meest laval, kes räägivad kinnisvarast ja see on niisugune ilus pilt. Täpselt. Nii ilus. Ja muidugi oleks meil vaja 4. Niisugust tõelist sellist nagu punkti panevad sellist nagu wow, this makes sense. Ja ma arvan, siis see ongi, kuna see on siis on ju festivali viimane nagu saade on ju, viimane esimene, siis miks mitte tulebki sinna spordilavale pärast seda, kui kõik on asjad ära mängid, tulebki lihtsalt Aparaadio jutustab podcast. Et Aparaadio podcasti festivalil siis lõpetab Aparaadio jutustab ja siis nad võib-olla saavad lihtsalt seletada meile, et miks nad tegid need valikud, mis nad tegid. Ja miks nad ei kutsunud näiteks Ebaõnne 13? Miks koosneb nende maailmalava podcast nagu väga spetsiifiliselt ainult kultuuriasjadest, Eesti kultuuriasjadest? Ja lihtsalt siuksed, nad saavad nagu vastata lihtsalt ilmselt nendele küsimustele, mida publikul on meeletult palju. Ja lihtsalt näitavad nagu natuke valgust need telgitagustesse, on ju. Ja ilmselt nagu sõna otseses mõttes, et nad võtavad prožektori ja nad näitavad seda Aparaadio telgitagust, mis ilmselt koosneb siis mingist šimpansist, kes vajutab. Ta on suuresti tühi, seal on üks lihtsalt rott, kes jookseb ringi siis. Ja vastavalt sellele nagu millele ta vajutab peale, siis sinna kategooriasse pannakse mingi podcast. Täpselt. Loomulikult palun mine podcast.ee ja hääleta aasta podcasti poolt. See on suur asi. Kui sa lähed sinna lemmikut valima ja sa avastad Ebaõnnet, seal ei ole. Tõsi, see aasta otsustasid siis. Ei saanud see aasta. Ja see aasta, see oli niisugune dialoog. Ja miks mitte näiteks teha niimoodi, et sul ei ole isegi nagu mitu kategooriat, jumal hoia muidugi, kui Aparaadio teeks mitu kategooriat hääletada, see oleks õudne vist. Võib-olla sellest nad ei teinud, ei suuda. Neil polnud piisavalt neid väikseid nöörikesi panna, millest see rott peaks läbi jooksma. Ja nende niisugune shotgun strateegia ei töötaks sellega. Aga võib-olla oleks tore, kui oleks nagu mitte see, et sul on üks aasta lemmik podcast, võib-olla see on üks kategooria ja siis sul on näiteks kõige nagu, kuulsam, aga mitte kuulatud podcast või midagi. Lihtsalt mitu erinevat kategooriat, kus ka väiksemad podcastid saaksid. Natuke särada. Inimestele meeldib hääletada. Inimestele meeldib on ju nagu vaata Oscarid on ju. Kõigile meeldib vaadata on ju kõiki neid kategooriat, kui parim lavakujundus ja värki. Miks ei võiks olla parim lihtsalt
kaks meest, Mhm. parim kaks meest podcast on ju. Või parim podcast, kus Mihkel Raud on käinud. Jah, näiteks. Ma kujutan, et see on lühikene nimekiri. Parim podcast, kelle külalised on olnud Mihkel Jarek Raud, Lasar. 2 korda Mikk Pärnits, Mattias Naan ka 2 korda ja Robin Juhkental näiteks. Ja, näiteks mingi sellist. Ja. Kõige kibestunum podcast. Jah. Parim podcast'ide vaheline rivaalitsus, millest ainult üks pool teadlik on. Jah, sest valida tussisööjad. Jah. Meid ei ole. Meid ei ole. Sind taga ei jõua. Nii et mine vali oma lemmik, anna hääl oma lemmikule. Kuna ebaõnnet ei ole, siis ma luban anda Mattias Naani pohmellipäevale, sest loomulikult see seal on. Jah, ma lähen teen seda kohe praegu. Peab ma e-maili panema sinna. Ja see on probleem sulle. Okay. Sa üritad alati oma aadressi sinna kirjutada, aga ma üritan seletada sulle, et see on elektroon mail. No ja, okei, see on ma ütlen seda elektroonilist, aga see meil nagu tuleb mulle majja. Ma ei ole aru saanud täpselt, mida sa kuhu sa triivid. Ja loomulikult tahame tänada aparaadi toetajaid. Ehk siis Elisa, Postimees, SEB, Tallinna Teletorn. Tallinna Teletorn ja National Geographic Eesti on need, mis nagu minu jaoks on, mis tõesti näitavad, et tegu on väga selgelt nagu konkreetsete valikutega. Ja loomulikult 3 tilli. 3 tilli, jah. Mis on siis üks tussisööjate offshoot podcast. Mis on cool, sest et põhimõtteliselt on nagu tussisööd on, aga üks mees on veel. Jah, see on kõik. Ja nii aitäh publikule. Aitäh, et tulite ja siis minge vaadake kõiki, hääletage ja andke, kirjutage siis pärast, kes teile meeldis ja wow, teid on nii palju ja me oleme pärast siin, et allkirjastada erinevad dokumente või tähendab autogramme või mis iganes. Jah, tulge öelge tere, tulge räägi juttu, teeme mingi joogi või midagi ja oleme lihtsalt, on ju, community. Ja vast tuleb 100 osa ja me teeme midagi väga erilist selle jaoks. Väga erilist. Kõigile meie Patreoni liikmetele. Nii et patreon.com/ebaõnne13 tule ja toeta Eesti väike podcasti. Tule hääleta, kui sa ei saa hääletada meie poolt aasta podcastis, siis tule anna meile raha. Ja, okei. That's a wrap. Ma lihtsalt ei saa aru, miks need meidikud. Ma ei saa ka, tõesti nagu, ma olin fucking Kroonikas või Ekspressis, mis iganes. Näed, ma olen nii vihane aparaat, ma tule meelde, kus ma ise olen. Ja, eks on see saatus, kus me oleme. Me oleme see Rebel Force. Me peame võitlema. Ma olen selle asemel, et me lõpetame osa ära publikuga. Kas me saaks publikuga teha nii, et me aeglaselt valgume laiali. Et nagu mõned teist võivad juba hakata minema. Hakake vaikselt valmistama päevaks ette enda tegusid ja lihtsalt me oleme siin. Ja siis tulge rääkima ja küsimusi on. Me oleme avatud raamatud. Jah, fucking masend. Ma tunnen, et me väärime rohkem. No ma ei tea samas. Kui on Eesti. Me oleme väga nišitoode ja ma arvan, et see ongi nii. Ja Eestile ei meeldi. Vaatame kaua see kestab, sest et ilmselgelt midagi ei toimu. Vaatame, võib-olla saame mingi Mart Juure või mingi poliitiku saatesse, siis on võib-olla Jüri Ratas või midagi, siis on võib-olla siis võib otsad kokku tõmmata. Olime korraks Levila raadios ja loomulikult see hävines, sest kõik, mis me puudutame apparently või sellel ei ole tulevikku. Kõik, millega me oleme seotud, sellel pole tulevikku. Aga tegelikult on küll nii. Kui sa Eesti kultuurimälestikul üritad midagi teha, siis ainuke viis, kus sa elatud ära või saad mingisuguse asja, on see, et sa saad mingit toetust kuskilt auhindadelt või riigilt või teatrilt või mingisugused asjad või kõik. Ja kui seda ei juhtu, siis teine variant on see, et sa oled
tussisööjad laadne või Sevakini, mis see on podcast. Ja teen midagi sellist, mis on niisugune ajusurm. Lihtsasti aktsepteeritav, hästi kerge. Lihtsalt, see on jutt. Ma saan aru, ja nad räägivad, okei. Ja ma tean, et mind on eelnevalt süüdistatud selle poolest, et ma ütlen enda kuulajatele, et nad on halvad. Ja mille peale kuulajad ütlevad, et ma ei taha siis kuulata, kui sa ütled, et ma olen nõme. Nii et ma ei ütle midagi. Jah. Nägemist.